Jaa, kui Juhani ettekande lõpuosast võib-olla tuli natuke välja ka see, et mis siis saab või vahel juhtub, kui ohust saab kahju ja mida siis edasi teha, kuidas tegutseda. Nii et sellega siit sujuvalt jätkame kliimamuutuste mõju ühiskonnale ja kindlustussektori vaade siia. Ja Tiit Kolde, IF kindlustuse juhatuse liige siin teie ees. Tere! Mul on väga alandlik olla siin pärast akadeemilisi ettekandeid ja nii-öelda reaalse elu või kuidas see oli lihtsureliku vaade läbi kindlustusfirma, aga see on oluline, sellepärast kõik see asi, millest siin juttu on, lõppkokkuvõttes mõjutab meid kõiki ja seal oleme lihtinimesena. Ja kindlustusest rääkides kõigepealt siis võib-olla ütleks seda, et kindlustusena meie roll ei ole ainult kahju hüvitamine. Selleks, et üldse kindlustajana toimetada, on mingisugune ekspertiis vaja majas olla, et suuta neid kliimariske hinnata ja kindlustada, nii et sellest see asi algab. Ja siis on ilmselge huvi ka see, et kui vähegi võimalik, kõige parem kahju on see, mida ei juhtu, et suuta neid kahjusid minimeerida, aidata vähendada neid riske ja kulusid. Selleks on tõesti kahjuennetuse meetmed, teadlikkus ja erinevaid asju. Selle konkreetse teema kontekstis just eelkõneleja ettekandest saime ka teada, millised on võimalikud ennetamise viisid teavitada näiteks. Ja loomulikult põhitegevus on meil siis, kui asi juhtub, aidata oma kliente selle juhtumi ajal ja pärast aidata taastada normaalne elu. Ja lõppkokkuvõttes selle tegevuse tulemusena ikkagi koguneb mingisugust teadmist ja kogemust, mida siis on meie huvi selgesti jagada ka ühiskonnaga, et saada sellist jätkusuutlikumat, vastupidevamat ja turvalisemat keskkonda ja ühiskonda meile. Kõik eelkõnelejad on siin meile kenasti faktidega tõestanud, kuidas keskkond on muutunud ohtlikumaks ja siis see reaalne väljund sellele on kahjude sagedus ja ulatus kasvavad. Et siin vaidlust selle üle ei ole. Võivad mõned inimesed vaielda, mis on nende asjade põhjused, eks ole, aga kui me siin sademedest oli juttu, et viimased 30 aastat on Eestis olnud kogu mõõtmise ajal kõige sajusemad, vist 6% rohkem sademeid kui eelnenud 30 aasta jooksul ja see võib-olla see põhiline on see, et see ei ole lihtsalt mitte sademete hulk, vaid see nii-öelda iseloom, et nad avalduvad nende sademehoogude tugevustena, äkiliste ilmamuutustega ja need asjad siis ka oma sageduse suurusega avaldavad reaalses elus suuremat mõju ja kahjusid. Põhjamaades on tuvastatud, et viimase 5 aastaga on, just räägime nüüd kahjunõuetest, mis on siis järelmid nendele ilmastikusündmustele, on viimase 5 aastaga kasvanud 14% ja loomulikult selline asi avaldab survet inimeste vara ja ühiskonnale tervikuna. Iga 10 omavalitsusest Soomes on või Põhjamaades on siis saanud niisuguse ekstreemsete ilmastikukahjude osaks ja 6 neist üleujutuste näol. Nii et puudutab tervikuna enamust, kusjuures rääkides nii-öelda valmisolekust, siis sealt samast Põhjamaadest on tuua selle sama viimase 5 aasta kohta sellised faktid, et ainult umbes pooled omavalitsused on midagi teinud, investeerinud mingitusse ennestustegevustesse. Siin me räägime Põhjamaadest, nii et kus me Eestis oleme, selle kohta tegelikult sellised andmed isegi ei oska ütelda. Ja tõesti, rääkides veel nagu globaalsest mastaabist, siis 2010–2020 perioodil on väidetavalt siis need ilmastikust põhjustatud kahjudest ainult 60% olnud kindlustatud. Eri põhjused ei olda kindlustatud või ei olegi üldse võimalik kindlustada. Et sellised populaarsed faktid on teada võib-olla paljudele, et seal
Californias, kus on neid metsatulekahjusid järjest rohkem, siis praktiliselt ei ole enam võimalik hoonet nende vastu kindlustada teatud piirkondades. Või Floridas, kus on orkaanipiirkonnad, siis kas ei saa üldse selle vastu kindlustada või on siin täiesti absurdsed kallid hinnad, et selleks, et kindlustust osta, 20% maja hinnast aastas on kindlustustariif. Et sisuliselt täna oleme me veel siin, kuidas öelda, vanajumala selja taga, et nii Põhjamaades kui ka Balti riikides on selline ilmastikust tingitud kahjud üldjuhul tavastandard kindlustuskaitse osa. See ei ole sugugi mitte nii. Põhja-Ameerikas ja paljudes Euroopa riikides ka mitte. Ja seda mööda, kuidas need olud kehvemaks lähevad, selle numbrite eest kuhugi ei pääse, nii et tõenäoliselt see katvus võib kahaneda igal pool, kui midagi sellega ette ei võeta, ei suudeta kuidagi ennetada neid mõjusid, sellepärast et ka üks niisugune nähtus nagu edasikindlustuse turg, milles siis kõik kindlustusseltsid põhimõtteliselt kindlustavad oma ennast seal ülisuurte riskide vastu, siis need edasikindlustuse hinnad ronivad järjest ülespoole just nende kliimariskide tõttu. Ja nii et võib-olla jah, see otsene seos selle kahjude ulatusel on taristu kvaliteediga ja see on siis ennetusega seoses. Ja seal on mitte üksnes need teavitused, aga ka igasugused muud investeeringud, sellepärast endistes oludes rajatud näiteks sadeveesüsteemid ei ole mõeldud selliste ekstreemsuste vastu, nagu nendele nüüd osaks saab aeg-ajalt, nii et paraku on siis need kahjude ulatus sellega seotud. Nüüd me uurisime ka avalikkuse usaldust riikide, IF Group tegutseb üle kogu Skandinaavia ja siis Baltikumis ka, ja uurisime avalikkuse usaldust riikide valmisoleku vastu äärmuslike ilmastikunähtuste korral. Ja ütleme nii, et tulemused on suhteliselt erinevad. Norras, Rootsis on suhteliselt madal, Taanis pisut kõrge ja Soomes üsna hea. Ja eks seda usaldust loob niisugune pikaajaline ja süsteemne kliimakohanemise tegevus. Eriti pärast konkreetseid sündmusi, et inimesed märkavad seda, kui toimunud on mingisugune üleujutus, siis mida ette ka võetakse, eks ole. Ja võib-olla sellel foonil on hea võrrelda seda ka nüüd siis Balti riikide vastavate tulemustega, siis see, ma ei tea, see numbrid on niivõrd väiksed, et vähemasti seda ei tajuta niisuguse tasemele, et ma ei julge kommenteerida, kas peegeldab tegelikku seisu, aga tõenäoliselt on siin ikkagi suur osa või mingi osa ka selle taju taga, et lihtsalt nende tegevuste tulemus ei ole veel olnud piisavalt nähtav või kommunikatsioon on puudu ja võib-olla on ka üldse usaldus riiklike institutsioonide vastu natukene nõrgem, et see ei pruugigi olla niivõrd just selle kliimavalmisoleku ka seotud, aga nagu me siin ka eelkõnelejast kuulsime, siis asjad on käsil, võib-olla nende vilju ei ole inimesed veel tajunud, eks ole, need ennetuse teated edasi, et mõnes riigis on neid asju ehk juba inimestele nähtavamaks saanud ja siis tajutakse ka seda paremini. Ja kokkuvõttes jah, sai öeldud juba seda ennem ka, et ennetamine on oluline ja tegelikult on see kordades odavam kui lappimine. Ja fakt on see, et praegu me kulutame ühiskonnana ja inimestena kahjude likvideerimisele märksa rohkem kui nende ennetamisele. See on kindlasti lühinägelik ja kallis tee, selle tõttu kõik need algatused, millest siin juba kuulsime ja loodetavasti järjest rohkem hakkame kuulma, on üliolulised. On selline uuring tehtud USAs kunagi National Institute of Building Sciences 2019, kus nad uurisid 23 aasta jooksul tehtud tegevusi ja siis tõid välja, et föderaalsed investeeringud sellise kliima ennetusprojektidesse on andnud 1/6 kasu nagu, et nende kahjude vältimise näol.
Nii et need praktikas vastavat asja on kogetud ka mujal, ka Skandinaavias, võib-olla mitte nii muljetavaldavate numbritega, aga see sõnum on selge. Ja võib-olla see kõige lihtsamad asjad, kui mõelda ennetuse peale, siis ma ei tea, see on niisugune talupoja tarkus, et vanasti talupoeg või mees ei ehitanud maja jõelammile, tänapäeval seda on ikka juhtunud. Ja esimene asi, mida ikkagi võiks planeeringutes silmas pidada, et vaadata, kuhu neid elamuid ehitada tasub. Paraku meil siin alles hiljuti mõned kuud tagasi oli Riigikogus arutusel, kuidas rannikuvee neid ehituskeelualasid vähendada. Ilmselt surve atraktiivseks kinnisvaraarenduseks on kindlasti olemas, aga sellele aspektile tuleb ka mõelda. Võib-olla üks hea näide sellise ennetustegevusest, millest just eelkõneleja poolt sai siin räägitud, oli meil üks klient Rootsis, kes vahetult enne seda, kui selline teavitussüsteem käivitati, nendel oli siis transpordi ladustamise plats üle ujutada saanud alal, kus oli tohutult kallist tehnikat ja siis see kahjuks jäi sinna vee alla ja need kahjud olid nagu miljonites ja oleks olnud täiesti ilmselge võimalus sellise teavituse saamisel need nii-öelda evakueerida või üsna hõlpsalt, sest see asi selliste ennetussüsteemidega on nagu paar päeva ette ikka teada. Tookord läks see niimoodi, et need asjad ongi, mis põhimõtteliselt ikkagi õpetavad ühiskondi ja tehnoloogilised võimalused ka, millest siin juttu oli, loodetavasti aitavad meil siis koos selle arusaamisega, et see on hädavajalik asi saada nagu ühiskonnana tugevamaks. Üks hea näide on ka Lätist, kus Jelgavas on täpselt 2024-2025 olid erakordselt suured üleujutused. Ühel aastal neist oli niimoodi, et ühe päevaga sadas 3 kuu veenorm alla. Ja siis see kahju oli väga-väga suur ja nii, et Läti võttis seal, see oli Jelgava omavalitsus, kes siis investeeris sellise veebipõhisele rakendusele ja põhimõtteliselt saab seal siis elanikud või ettevõtted oma konkreetse geograafilise punktiga kinnistu täpsusega praktiliselt ennast nii-öelda registreerida nendele teavitustele ja need tulevad siis üsna ma jään võlgu tehnilise kirjelduse, aga ma saan aru, et seal on droonid ja muud andmepõhine arvestus, mis siis seda annab ja väidetavalt saab 2 päevase ette teatamisega üsna täpselt infot saada. Ja kuuldavasti Läti selle ühe näite najal on ka mõtlemas ka teistes kohtades selliste varajaste teavituste peale. Nagu me kuulsime, et ka Eestis. Nii et kuhugi pole pääsu. Teine näide põhjanaabrite juurest lihtsalt sellest, kuidas sadevee haldamine süsteemselt üles ehitatud on, et linna planeerimises ja igasti kliimakohanemise ja veehalduse meetmetega, et põhimõtteliselt kõik need samad reeglid on sisse pandud siis planeerimisreeglitesse ja arendajatele ja kinnistuomanike praktikatesse, et ilmselt siis hoidutakse teatud kohtadesse ehitamisse, aga ka näiteks sadevee lahendus on siis strateegiliselt läinud ära sellest nii-öelda pelgalt torustikupõhiselt lahenduselt hajutatud ja looduspõhise mudeli poole, et linnas on haljasalasid ja nii edasi, et see kõik toimiks niimoodi. Et ühesõnaga läbimõetud praktika lihtsa tavalise kunagise torustiku lahenduse asemel, mis lihtsalt enam ei tööta muutunud oludes. Ja võib-olla kokkuvõtteks tahakski, et ma arvan, et me kõik kodanikena ja siin kodanikega tihedalt kokku puutuva kindlustusettevõtte esindajana ka, et soovime tõesti, et Eestit ikkagi ka kliimakindlamaks muuta. Iga varane hoiatus on vähem kahju, vähem kulusid ja rohkem turvalisust ja küsimus ei ole, kas riskid suurenevad
vaid kui hästi meie taristu sellele vastu peavad, eks. Nii et meil on vaja neid vajas- ja hoiatussüsteeme, muutuva kliimaga kohanevat linnaruumi ja erinevate osapoolte tihedat koostööd tõesti, et teadlased, Keskkonnaagentuur, omavalitsused ja kõik, kes siin kaas mängivad. Kui me täna ei investeeri ja ei tegutse, siis maksame homme kordades rohkem. Tänan tähelepanu eest. Aitäh, Tiit! Ja nagu ikka, küsimuste voor. Kas on saalis mõni küsimus? Ja on küll eesreas, palun. Aitäh, väga hea ettekanne just sellest kliimamuutustega kohanemise kontekstist, sest me teame, et keegi ei taha ju mingeid tegevusi teha, kui ei ole mingit äkilist sündmust. Ma küsiks niimoodi, et mis on kõige kallim kliimasündmus olnud kindlustuste seisukohast? Ikkagi 2005 Pärnu või? No ma arvan Eestis küll võib-olla jah. Ja ma mõtlengi just Eestis. Ja tõesti, et sellise mastaabiga sündmused lõpuks ületavad ka sellise tavapärase kindlustuse dimensiooni, sellepärast, et see on nagu rahvuslik katastroof. Et lõpuks oli ka toona nii, et kindlustusseltsid hüvitasid asju, mida tegelikult nende lepingu järgi oleks pidanud seda tegema, sest see oli nagu selline, ja nii ta on. See on nagu Lähis-Idas inimeste tagasitoomine, mida ka ilmselt ei olnud sees. Aga see küsimus, et tegelikult on selline Euroopa kliimamuutustega kohanemise portaal, kuhu on ka siis toodud selline näitaja, et kliimamuutust või kliimasündmuste kahjud. Kas Eesti kohta saaks ka sellist arvu? Mulle tundub, et see koht on tühi. Ja ma arvan küll, et see on põhimõtteliselt ei ole väga keeruline, et kindlustusseltside liit võiks täiesti selle peale mõelda, et jah. Aitäh! Mina töötan Kliimaministeeriumi veeosakonnas ja tegelen üleujutusdirektiivi rakendamisega ja just nende kahjude seisukohalt, et kas te kogute ka neid püsivalt, neid andmeid, talletate, see info jääb? Seltsides kindlasti, ütlen, et ületuruliselt ei ole sellist praktikat Eestis, aga et konkreetse seltsi raames, kes on tegutsenud aastakümneid, on võimalik dünaamikat näha, jah. Okei. Et kui ma riske hindan, siis võin teie poole pöörduda? Jaa, palun. Ütleme nii, et tänast päeva iseloomustavad erinevad häired ja teavitused. Kui nii algas, siis jätkugu. Iljal oli küsimus, on nii, kas ulatagem talle mikrofon? Ei tea, kas see oli märk, et ei tasu küsida nüüd seda küsimust, aga see viimane Turku näite rohelisest linna keskkonnast, et tekitas mu küsimus, et puud linna keskkonnas kindlasti kindlustusseltsi vaatevinklist räme risk, kas midagi positiivset ka või? On puudel kindlustusseltsi mõttes linna keskkonnas? Ka spetsiifiliseks ma olen kuulnud, et rohelus ja puud annavad võib-olla isikukahjudele ja tervisekahjudele kindlasti positiivset mõju. Et ei ole meil kuumasaari ja nii edasi. Ja samuti tõesti, ega siis nende puude seisukorrast sõltub asi. Me peame lihtsalt hoolitsema, et nad meil oleksid heas seisukorras, siis ei ole nendega probleem midagi. Aitäh, järgmine küsimus. Mul oleks selline küsimus, et seal oli slaidil öeldud ka, et valingvihmasid ei suuda varasemad süsteemid nagu ära juhtida. Et vanemad süsteemid, aga sageli on need süsteemid ju ka disainitud niimoodi, et nad kõiki vihmasid ei suudaks ära juhtida. See on optimiseerimise ülesanne, et mingid süsteemid lähevad nii kalliks, et odavam on kahjud vastu võtta. Ja siis on nagu küsimus, et mingis mõttes ma näen, et kindlustusselts ja omavalitsus istuvad nagu
nagu natuke nagu laupkokkuvõrkes selles küsimuses, et omavalitsus tahaks nagu seda süsteemi natukene odavama hoida, kindlustus vist tahaks, et üldse kahjusid ei oleks. Et kuidas siin leida see nagu selline ühine või nii-öelda, ma ei tea, kesktee või lahendus sellele küsimusele? Võib-olla see ongi, et see teadmine lihtsalt, et kui mitte midagi mitte teha, siis see kindlustus läheb lihtsalt, see on lihtne matemaatika, ta läheb lõpuks ikka nii palju kallimaks, et inimesed, kes või omavalitsused, kes seda kahju kannatavad, nagu see sama Ameerika näide, et lõpuks ei jaksa kindlustust osta või ei olegi seda võimalik enam osta, et kusagilt, et see tasakaal on oluline, nii et selles mõttes võib-olla see päris nii vastaspooles lauas ei istu, et ühine huvi on tegelikult, et oleks süsteem jätkusuutlik, et saaks ikka kindlustada mõistliku hinna eest ka. Aga kui see muutub kindlaks sündmuseks, kindlustuse põhimõte on ikkagi ootamatute ja ettenägematute sündmuste kaitseks, aga kui see on kindel sündmus, siis ta enam lihtsalt ei tööta. Jõuame ühe küsimuse veel võtta, teeme nii. Mina tahtsin küsida seda, et kuidas arendajad on pandud vastutama selle eest, kui nad arendavad üleujutusalale need majad, kinnisvarad. Et kas see vastutus langeb ainult lõpuks siis maja ostjale või on mingil võimalusel nagu arendaja ka? Selle küsimusele ma päris täpselt vastust ei oska, aga ma võin öelda seda, et lihtsalt paraku võib juhtuda nii, et tänapäeval on kindlustusel ka nüüd käes kõik need üleujutuste kaardid ja eks nad iga selts teeb oma riskianalüüse. Ja ma arvan täpselt samuti, et kui seal on mingi hoone ehitatud alale, kus iga X aasta tagant toimub üleujutus, siis võib-olla seda kaitset lihtsalt enam ei müüda ja siis selline arendaja, ütleme, et see peaks ikkagi kinnisvaraostjad peaksid teadlikud olema, et ka mitte sellist kinnisvara, et see arendajad peaks saama selle tagasiside läbi selle, et seda sellist kinnisvara keegi ei osta lihtsalt. Need on varem tehtud asjad, aga meil ka praegu rajatakse ju siin. Et siis seda edasi ei lubataks vähemalt? No ma tahaks küll loota, jah. Paraku siin oli pretsedent, et Riigikogus arutati, kas vähendada neid ehituskeelualasid veekogu kallastel. See ei ole küll otsene seos, aga kaudne seos kindlasti riskid suurem. Aitäh! Aitäh! Ja mingid otsused on vaja riiklikul tasandil teha, nii on. Aitäh, Tiit!